Tuled tööle palgasõdur, tööd saab strippar, otsime Kiisu-Miisu sekretär, ma otsin ka Kiisu-Miisu sekretär. Telefoni müüa, kuuled, mis asjad nüüd on? Hei, mis teed seal all? Siin üleval on, mul on nokk ka, siin üleval on mingi 10 korda kaifim vaatepilt. Eriti kui sa põrkad Skyparki batuudilt, saad eriti hai. Aga siia alles avatakse ju Super Skypark. Aga avamisest ainult ei piisa. Keegi peab seda kohta rannima ka ju, nagu tööd tegema siin. Skypark otsib vaaterattajuhti. Sa saad olla Tallinna ainuke vaaterattajuht. Mõtle, lähed välja, et ma olen Tallinna ainuke vaaterattajuht. Teine töökoht. Jäätise torni ehitaja. Veits riski business, võid tõmmata sama pontsikuks nagu mina. 3. töökoht. Batuudi kunn. See on siis see kunn, kes hüppab üles alla, samal ajal vaatab, kuidas teised üles alla hüppavad ja keegi oma pead ära ei lööks. Saad lastele eeskujuks olla normaalne. 4. töökoht. Virtuaalpüssi puhastaja. Ma ei hakka sellest rääkima, sest muidu on mingi pahandus, et tööandja räägib ise edasi. 5. töökoht. Sünnipäeva tähistaja. Kust niisugused töökohad üldse tulevad, ma ei saa aru. Sellest saad sünnipäevasid läbi viia siin päevast päeva. Aga sa pead pärast koristama. 6. inimene, keda siia otsitakse. Indoor liikluse korraldaja. Ohutum kui ristmikel. Ja 7. inimene, keda siia otsitakse. Taigna meister. Ma ei saanud hästi aru, mis see on, pead žonglöörima taignaga, aga siin katusel ma võiksin mingisuguse klubi flaiereid ka jagada, vaata seda vaadet. Sa võid postitada siin nagu mingisuguseid pilte, aga no sa peaksid jäädvustama ikkagi oma töökohast ka midagi, selles suhtes sotsiaalmeedia pole keelatud. Sa ei pea istuma, passima, sa ei lähe siin paksuks. Võib-olla sa ei lähe siin väga peenikseks ka, ma ei tea, oleneb palju sa seda jäätist sööd. Tule tööle Skyparki, sest siin on kõige parem vaade üldse linnas.